Vaatame siis sellist asja. Pole päris täpselt teada, millised suhted on täna A. Krossil Vene riigi kaitseametiga ja teiste tipptehnoloogiat välja töötavate organisatsioonidega muus maailmas. Tema side teostub niikuinii meile mitte teadaoleval viisil. Sellised isikud ei vaja omavahel info edastamiseks. Telefoni pole teada, millised kokkulepped kehtivad. Nõukogude Liidu ajal oli Ants Kross üks tugevamini turvatud isik Eesti NSV-s. Riiklik julgeolekukomitee kasutas tema jälgimiseks selle aja kõige moodsamaid jälgimissüsteeme. Oma sõnul teadis Kross väga täpselt, mida need inimesed tema ümber tegid. Tema suhted Vene tippteadlastega ja kosmonautidega on kas teada. Praktiliselt me teame A. Krossi isikust, aga väga vähe, sest erivõimetega inimesed ei demonstreeri end avalikkusele toimetus. Nii. Siis näeme siin. Arbolitseske polikliniks. No ühesõnaga haigla number 17, mis on sõjaväeline. Nagu te teate, et omal ajal Nõukogude Liidus olid kõik numbritehased seotud sõjaväega. Ja siin siis ei ole tegemist mingi tavanarko haiglaga, nagu öeldakse. Ja mis ei ole muidugi tavainimesele mõistetav, millega siin üldse tegeldakse. Ja ma ei hakka ka siin, kui ma olen omal ajal mingid kokkulepped sõlminud, siis ma ei hakka ka siin neid rikkuma. Nii, siin on siis ülevaated. See paber on minule saadetud siia Viljandisse. Kes jagab vene keelt, siis ta siin mõnest saab aru ka, mis asi mulle siia saadeti, siis nagu siin on siis selle peaarsti allkiri. Nii, siis on siin järgmine paber, et on siis 90. aastal mulle siia saadetud. Ja siin siis on see Eesti Radnure assotsiatsioon bioenergeetiki biolokatsioon. Nii. Siin on siis et Nõukogude Liidus asuvad et kus nad siis siin asuvad, Moskva, Leningrad, Taskent, Pence ja Drugon, ühesõnaga kõik teistes kohtades, linnades. Nii, siis soovitati minul siin Viljandis luua regionaalne biolokatsioonikeskus. Nii, siin on siis ka Sotsevanovi enda allkiri. Assotsiatsiooni president. Nii, järgmisega on siis mul siin Marina Popovits, kosmonaut. Andis mulle siia oma pühendusega. Ta on 2 korda siin Viljandis minu juures käinud.
Siin on siis Ants Kross, õigemõi Duprovi kirjavahetus, tippteadlane. Siin on siis mulle siin Naum, parapsühholoogi isa siin Moskvas, kus me siis koos käisime seminaridel, siis ta on siin kirjutanud fenomenaalne ja Ants pühenduse mulle teinud siin. Siis on tal siin veel teine sihuke foto, mille ta siis mul on takk versioon parapsühholoogia. See on siis Naum Eduard Konstantinov, meestearne assotsiatsioon. Suksed rahvusvahelise tasemega tippteadlased. No, siin on siis veel ka viimasest ajast siin juune 12.15.2008. Siis on see Baltik, kus me siis käisime nagu Läti-Leedu assotsiatsioonid, no parateadlaste nagu kokkutulekud. Nii, siin on siis nagu on tegemist siis tsentraalne probleemi. Et siis on siin ka 86. aastal ka mulle saadetud siin. Siin on siis Respublika. Siis on siin Krossa. Siuksed paberid on sul siin oma jagu, mis mul siin kogu aeg on siis nagu tulnud. Ja. Siin on siis veel press, ühesõnaga rahvusvahelise pressi tutvustamine minu juhtusega Neonatura, Ants Krossa. Selline asi toimus siis Moskvas. Siin on siis Duprovi enda nagu visiitkaart. Siin on siis veel Akadeemia kosmiitseska nauk, priglashene pilet, siis on Kiiev 1989, nagu näha. Siin on siis nagu USA-me kolleega Ants Krossa. Noh, Kiievis taheti, et ma kaitseksin oma nende asjade suhtes doktorikraadi. Aga noh, kuna ma siis seda vene keelt eriti ei valda, siis saadeti mulle, kuu aega oli mul siin Viljandis, siis Kiievist saadeti mulle õpetaja spetsiaalselt. Aga noh, kuna ütlesin, et jätke jama, et mul on kooliharidust 5 klassi ainult ja nüüd mingid kuradi doktorikraadi kaitsma minna, siis selle peale öeldi, et meil kooliharidus ei maksa mitte midagi. See on ainult puhas paber, millel pole mingisugust väärtust. Väärtus on see, milleks sa võimeline oled. Nii et noh, teisest küljest ma mõtlesin, et no mida mul siin Eestis see doktorikraad siis oleks andnud. Mitte kui midagi.